Head kaasmaalased, meil on aastakümneid räägitud, et Eesti on õigusriik, kus kõik kodanikud on seaduse ees võrdsed. Meile on ka kinnitatud, et kõigil kodanikel on võrdsed võimalused oma meelsuse avaldamiseks ja et meil eksisteerib vaba ajakirjandus, mis tagab igale inimesele võimaluse võrdselt oponentidega pidada tasakaalustatud debatte. Meile on ühtaegu räägitud, et meie poolt valimistel toetatud poliitilised jõud ning nende liidrid teenivad tões ja vaimus oma rahvast ning viivad raskusi trotsides ellu neid põhimõtteid, mis on kirjas meie 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduses. Täna, detsembris anno domini 2018, peame paraku tõdema, et see kõik ei vasta enam tõele. Need, kes on parasjagu võimul, tõlgendavad seadusi omakasust ja nende poolt ainuõigeks kuulutatud vasakliberaalsest ideoloogiast lähtuvalt. Enamgi veel, isegi niisuguse rahvusvahelises mastaabis pretsedenditu juhtumi, nagu Danske panga rahapesu, loodavad selles suuremal või vähemal määral osalenud poliitikud kinni mätsida. Mis puutub tavakodanikku, siis tema sõltub oma õigusmuredega ametnike suvast, kes otsustavad, sageli poliitilistest motiividest lähtuvalt, kas võtavad kaebuse menetlusse või ei. Nägime seda just äsja, kui politsei alustas kriminaalasja Indrek Tarandi kaebuse alusel, aga keeldus vastu võtmast EKRE kaebust 26. novembri meeleavaldusel vägivaldselt huligaanitsenud Tarandi vastu. Sama võime öelda vabade ja võrdsete debativõimaluste kohta meie ajakirjanduses. Nägime, kuidas peavoolumeedia ründas kõige häbematumal kombel Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda. Meid süüdistati konflikti õhutamises. Samal ajal vaikiti täiesti maha, et märtriks voolitav Indrek Tarand lubas 2016. aastal oma Facebooki postituses kodanlikke natsionaliste kuklalaskudega hukkama hakata ning ähvardas kõigest paar nädalat tagasi ühes teises postituses tuntud Eesti rokkmuusikule migratsioonivastasuse eest molli anda. Vähimatki äramärkimist ei leidnud ka see, et 2012. aasta harta sündmuste ajal kõndisid needsamad EKRE vägivalla eest hoiatavad sotsid meeleavaldusel Tartus ringi plakatiga Ansip ja Savisaar võlla. Topeltmoraal ja veendumus, et niinimetatud euroopalike väärtuste nimel on igasugused valed, laim ja tõeväänamine lubatud, on muutunud õigusriiki, vaba ajakirjandust ja põhiseadust moonutavaks normiks. Ajaloofilosoof Oswald Spengler sedastas juba peaaegu 100 aastat tagasi, et demokraatia lõppfaasis on, tsiteerin, igaühel lubatud ütelda, mida ta soovib, kuid pressil on võimalik seda avaldada või mitte. Meie põhiseadus ütleb, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Praegune võim Eestis ei juhindu enam nendest kõrgetest põhimõtetest. Praegune võim käsitleb riiki kui eraomandit, mis on neile läänina antud Euroopa Komisjoni ning Pariisi ja Berliini kõrgematelt võimukandjatelt. Siit tuleneb ka nende loogika, mille kohaselt esmalt on vaja täita lääniisandate nõudmisi ning alles seejärel vaadata, kuidas oma rahva tahtega arvestada, kui üldse arvestada. Me näeme, et 2 nädalaga kogutud 18 000 allkirja ÜRO rändepakti vastu ja küsitlus, mille kohaselt enamik Eesti rahvast on ÜRO rändepakti vastu, ei loe valitsejatele mitte midagi. Valitsus kavatseb ÜRO rändepaktiga liituda rahva tahte vastaselt. Meie, eestlased, ei saa sellega nõus olla. Me tahame Eestit, mis on kirjas meie põhiseaduses. Riiki, mis püsib vabadusel ja õiglusel ning milles kõrgeima võimukandja on Eesti rahvas, mitte lääniisandad Brüsselist. Me tahame Eestit, milles valitsus täidab kõigi meie seaduste alusdokumendiks olevat põhiseadust, mitte ei moonutaks seal kirja pandud rahva tahte vastaselt. Head rahvuskaaslased, meil kõigil, teil kõigil on aeg ärgata. Iga otsus, millega järjekordne tükike meie suveräänsusest Eestist väljapoole loovutatakse, iga otsus, millega rahvast taas üle sõidetakse, iga sündmus, millega põhiseaduses kirja pandud Eesti eest võitlevaid patrioote mustama asutakse, muudab meie Eesti eestlaste rahvuskodu eest võitlemise sammukese võrra raskemaks.
Ma palun teid mitte uskuda uinutavaid muinasjutte niinimetatud euroopalikest väärtustest. Ma palun teil mitte uskuda, nagu oleks massiimmigratsioonile vastuseis viha õhutamine. Ma palun teil mitte uskuda, nagu oleks tahe meie rahvuse õiguste eest oma kodus ise otsustada ühiskonna lõhestamine. Võimud peavad mõistma, kui parlamentaarsete vahenditega rahva enamuse tahet ellu viia pole võimalik, tuleb poliitika vältimatult tänavale. Ja kui see tuleb tänavale, on üksnes aja küsimus, millal rahvas seisab võimu võõrandajate vastu taas üksmeelselt ja müürina nagu 30 aastat tagasi Balti ketis. Julgust, kindlat meelt, ühist tahet meile kõigile.